Palun jääme püsti koolilaulu laulmiseks. Abituriente tervitavad nüüd esimese klassi õpilased, palun. Ajal ei ole kiire ega ruumegi ja me ei tea, kas tiire teha üldse tasub. Ajal ei ole päevi ja ööd ei kuulu sinna ning temaga hommikuti õhtusse koos ei saa minna. Aeg need oleme meie, on tema ja nemadki. On need, kellel ütleme tere, mõned, kellel ütleme enamgi. Palju õnne, edu, häid aegu, su soovidas täituda kõik. Ei ole meil homset, on praegu, millest tulevik alata võib. Elu ei ole lugu, elu on loom. Kas on ka nii, et me saame kõik, mida soovime? Kas on nii? Kas me saame kõik nii nagu pälvime? Kas on nii, et meid tabab kõik, mida väldime? Aeg sina üürikene ja üllatuslooline. Elu ei ole lugu, vaid lootus ja loomine. Igas salmis ei saa laulu, aga iga laulu kaudu saame elu tarkust juurde, rännab viib meid ilma suurde. Iga mets ei ole piime, mõnes metsas sünnib iime, seal võib näha äkki valgust, uue elu mõtte algus. Iga mägi tundub kõrge, minek sinna pole kerge. Julgen teekond ette võtta, tippu vallutama tõtta. Peagi selgen aia silmas, mõndagi seal hakkab silma. Tead, mis seisneb palju koolis, elu edasi sind koolib. Kooliaeg on läbi saanud, eksamid veel teha jäänud. Hoiame kõik pöiad teile, tule ikka külla meile. Sõna abiturientide tervitamiseks on õppejuht Lea Rüüsakul.
kallid abituriendid, armsad 12. klassi lõpetajad. 12 aastat. Kas te veel mäletate oma esimest koolipäeva 12 aastat tagasi? Koolikella helinat, ärevust südames, suure abituriendi kätt sinu peos ning aktusel kätte antud aabitset. Täna on teile koolikell viimast korda. No viimastel aastatel koolikell enam kuulda pole olnudki. Seega see on pigem selline nostalgiline ja pisut sümboolne helin, et selles koolis on teie jaoks nüüd tunnid läbi. 12 aastat on seda vähe või palju? Palju selleks, et teada, rohkem enam tundides olla ei viitsi ja rohkem enam kellegi käsku täita või veel mingit töölehte täita ei viitsi. Vähe selleks, et võiks öelda, et nüüd oskan ja tean kõike. Ja loodetavasti päris piisavalt, et mõista, mis tegelikult huvi võiks pakkuda ja millest või kellest parema meelega kaugelt eemal hoida. Riigieksamid on teil tehtud. Kui hästi või halvasti, see sõltub kogutud teadmistest või eksamipäeva hetkeolukorrast. Teie esimene suur teadmiste paraad on läbi. Tulemused kajastuvad teie lõputunnistusel ja mingil määral annavad tõuke või määratlevad võimalused edasiste valikuste tegemisele. Enne lõpuaktusi ja uhkeid tunnistusi, enne medaleid, kiituskirju ja lillesülemeid, tuleb aga mõnel teist veel viimased võlad ära vastata. Mõned kursused 3 saada või 4 või mõned isegi 5. Ja isegi üks eksam veel ära teha. Viimane pingutus veel. Ei ole enam palju jäänud, finiš paistab. Lõpetan tänase sõnavõttu 11. klassi õpilase Anne-Mai Teesalu luuletusega Hetkeke. Elu on lõputu müsteerium, ilma otsata ja ääreta. Kaugus ja lähedus, tahe ja vajadus, oodata uut. Hinge rõõmuse toob ja meenutada õnnelikumaid aegu, kuid miks mitte praegu, olla hetkes ja mitte hetkeks, mõtestada vanu aegu või uudisimutseda uusi, sest hetk, mis on praegu, ei tule iial tagasi. Nautige iga hetke. Edu teile! Nüüd on sõnajärg meie tänaste päevakangelaste abiturientide käes. Palun. Kallis koolipere, kallid õpetajad ja lõpetajad. Me oleme täna siia kogunenud selleks, et mälestada meie kooliteed. See on päev, mil me saame olla rõõmsad, sest lõpuks on kool läbi. Kindlasti vaatame tagasi sellele teekonnale ja tuletame meelde meie pingutusi ja saavutusi. Need 12 aastat on meid kujundanud sellisteks, nagu me täna oleme. Me oleme koos naernud, muretsenud palmitööde pärast, kirunud ladina keelt ja veel paljugi muud. Selle 3 aastaga oleme avastanud, et me suudame palju paremini spikerdada ja tunnis magada, kui tegelikult arvasime. Keeruline on unustada neid, kes meie klassis on käinud, neid, kes on ära läinud ja neid, kes on jäänud. Ning muidugi ei saa jätta tunnustamast õpetajaid, kes on olnud tohutult toeks raskematel perioodidel. Hiljake, kes on jaganud meile rohkem töölehti, kui Eestis metsa on. Õpetaja Leinemaa, kes alati annab midagi vahvat lugeda või pähe õppida, võttes ühe rõhu veaga terve hinde alla. Õpetaja Palm, kes annab keerukaid ülesandeid, millega keegi hakkama ei saa ning kuidagi üllatas seda iga kord. Kindlasti soovime tänada Kristokest, meie armast nunnukest, kes veendus, et matemaatika ei oleks mitte kellegi jaoks komistuskiviks. Samuti peame tänama oma vapustavat kooli, mis on saanud meie teiseks koduks, kus osad veedavadki rohkem aega kui oma kodus. Oleme käinud siin rõõmuga söömas ja magamas, samuti oleme siin saanud uusi sõpru ja omandanud uusi teadmisi, milleni varem ei oleks võib-olla jõudnudki. Kallid lõpetajad, vaadake, et te siis oma tuleviku ära ei riku ja kusagil põõsas ei lõpeta. Olge enesekindlad oma unistusi täide viies ja hoidke pead püsti. Jah, isegi sina, Karl. Aitäh teile veel kord ja palju õnne meile kõigile. Lugupeetud õpetajad, kallid klassikaaslased. Tõnn Sarv on öelnud, et tegelikult ei ole üldse võimalik kedagi õpetada. Õppida jah, see on võimalik, õpetada aga mitte. Saab üksnes pakkuda ja luua võimalusi, aga see, kas see vastu võetakse ja sellest midagi ka saadakse, on juba igaühe enda teha. Siinkohal tänan oma klassi poolt meie töökaid õpetajaid, kes on meile kõigi nende aastate jooksul pakkunud ja loonud võimalusi, et me siis ise nendest midagi õpiks.
õpitud on palju ja seda teab vist iga siin saalis viibija. Mida me koolitunnis gümnaasiumi jooksul õppisime, ei hakka me ümber jutustama. Seda on näha ka e-koolist. Kõigi nende teadmiste kõrvalt õppisime tundma ka oma õpetajaid ja võtsime teilt kõigilt peale akadeemiliste teadmiste kaasa ka elutarkusi. Te kõik jääte meile meelde, sest te kõik olete indiviidid. Isiksused, sorry. Nii, esmalt meenutame õpetajad, kes meie klassi vaatenurgas teeb tööd 10 eest ja teeb seda hästi. Õpetaja Esta Erit. Teie kohta on öeldud. Õpetaja Esta Erit hoolitses selle eest, et me teemasid mitte ainult ei läbiks, vaid need ka selgeks saaks. Te olite alati olemas ja ilma teieta kool ei alanud. Õpetaja Lea Rüüsak. Teie hoolitsesite selle eest, et meist keegi kunagi tulevikus äriga põhja ei läheks. Hoidsite meie tuju üleval oma humoorikate ütlemistega. Täname õpetaja Luule Vaino, kes võttis aega, et segased kohad üle seletada ning õpetaja Mari Mehtelat, kes hoidis meeleolu üleval ka 8. tunni ajal. Ning eriti tänulikud oleme me Mari diivanite üle. Õpetaja Aina Porman. Teie hoolitsesite selle eest, et kui meil mitte midagi teha polnud, siis saksa keeles oli ikkagi midagi teha. Kuid eriti tänulikud oleme Berliini reisi organiseerimise eest. Õpetaja Klaire Mitt. Teile meie klass on lõpmatult tänulik vastutulelikkuse ja meie mõistmise eest. Te arvestasite alati meie soovidega ja olite väga koostööaldis. Täname kehalise kasvatuse õpetajaid Tiiu Kork ja Tõnu Oja, kes hoolitsesid meie tervise ja tervislikkuse eest. Õpetajaid Tatjana Morotšuki ja Olga Painassivnovat, kes alati kuulasid ära meie mured ja soovisid meile alati parimat. Oma ainsadki kunstiteadmised omandasime tänu Laura Mäele, kes lasi meil alati ülesannetele loovalt läheneda. Oleme tänulikud õpetaja Mai Veierile, kes osade sõnul päästis nii mõnedki hullumajasse sattumisest. Te aitasite meil analüüsida nii ennast kui ka kõiki teisi meie ümber, mis aitas meil maailma paremini mõista. Õpetaja Ile Maripuu ilmub meie mälestuspilti alati töölehtedega. Tänu teile suudame töötada kiiresti, kasutades mitmeid allikaid korraga. Hoolitsesite selle eest, et e-kool kunagi hinnetes tühi ei oleks. Jätame oma kalli klassijuhataja meelde õpetajana, kes oli alati valmis meiega lavale hüppama ja kõigi meie ideedega kaasa läks. Äge õps, rasket tööd. Need sõnast seostab meie klass Janika Hõimraga. Õpetaja Inga Eerpass tegi oma klassiruumist kinosaali ja viis meid kurssi igasuguste elu puudutavate teemadega. Õpetaja Jaan Õispuu on ehe kehastus haridusest. Kui sa arvad, et sa oled tark, siis Õispuu on sinust alati targem. Tänu õpetaja Marilyn Herale oskame kõik oma enda suvilat joonestada ja tänu Koidu Ilmjärvele on rumbaruut nüüd selgemast selgem. Mainimata ei saa jätta meie kallist õpetajat, sõpra, psühholoogi ja jutukaaslast õpetaja Laura Saidlat. Te panite alati meie päeva särama, jagasite meile elutarkusi ning vestlesite meiega kõiksugustel teemadel. Olite justkui osa meist, mis tõttu jääme teie tunde väga igatsema. Meie tunnid võivad küll olla läbi, kuid müksame teid veel mõnda aega. Loomulikult jääb meelde ka meie koolidirektor, kes meie ideed ära kuulas ja meile alati vastu tuli. Suureks toeks läbi gümnaasiumi on olnud meie kooliarst, kes ikka ja jälle meie muresid kuulas ja stressi vastu rahkelt paratsetamooli jagas. Kindlasti püsib meeles ka meie kooli kõige stiilipuhtam töötaja Liilia Veskimets, kes aitas meid igal võimalikul viisil, olgu meil vaja aulad kasutada, midagi printida või lihtsalt kellegiga juttu ajada. Tema oli alati olemas. Te kõik olete meie kasvu ja arengut mõjutanud ja mänginud suurt rolli selles, millised inimesed meist on välja kujunenud. Isegi siis, kui me teie tundidesse enam kunagi ei tule ja teiega enam ei kohtu, kanname kaasas tükikest teist, teie tarkusi, mõtteterasi, meenutame mõnda teie nalja või hoiatust. Siiski, ma olen kindel, et kohtume veel. Lõpetamine on ju alles tulemas. Aga kui ka peale seda veel kohtume, siis loodame, et saate uhked olla selle üle, milliseks oleme tänu teie poolt antud võimalustele kasvanud. Aitäh! Ja siinkohal on ka Martenil ühele meie kallile õpetajale väikene kingitus. See kingitus on siis õpetajale, kes on meie klassiga kõige rohkem vaeva näinud ja kelle tundi ma ei ole kordagi õigeks ajaks jõudnud. Esta Erit, suur aplaus!
11. klasside nimel tervitab lõpetajaid Richard-Erik Reimann. Lugupeetud abituriendid, direktor, õpetajad, kohalviibijad. Jälle on kätte jõudnud aega, kus mitte ei tule koju Kalev, vaid 11. klass saadab oma teisest kodust edasise teele oma eelkäijad, kelle saabastes väga varsti ise ollakse. Olgugi, et me olime teiega koos üsna lühikest aega, saite te meile siiski päris armsaks. Ja seda vaatamata sellele, et meid ekskursioonil bussis nõmedatele kohtadele püüdsite kupatada ja ökkulide ristimisel meid peoda ukse taha jätsite. No ja, eks neid lugusid oli veel ka. Aga eks meil oli ka helgemaid hetki. Oleme teile tänulikud, et andsite meile häid nõuandeid, millised nipid ja trikid erinevate õpetajatega kõige paremini töötavad, millistest pigem just hoiduda. Need trikid töötavad õnneks siiamaani. Nalja sai meil ühesõnaga kõvasti. Teiega oli lõbus ja tore koos õppida. Ärge siis nüüdki võõraks jääge. Kunagi kindlasti veel kuskil näeme. Head abituriendid, olete sisenemas oma elu kõige pöördelisemasse ja põnevamasse perioodi. Nautige seda täiel rinnal ja täistuuridel. Mingu teil hästi, olgu teil õnne, saatku teid edu, seniks aga aitäh, et tulite ja veel toredam, et lähete. Tänan ja head lendu! 11. klass laulab nüüd traditsioonilise laulu Ootan sind, mille on kirjutanud meie kooli vilistlane Mari Pugatkin. On hinges üks väikene kurbuse kiln, kui täna sa tagasi mõtled. Kõik on minevik nüüd, sel pikal teel. Vähe astuda jääb ainult uksest välja astuda. Mis tundsid, kui ema sind siia kord tõi. Ehk meenub see tunne ka täna. See on minevik nüüd, ees veel ilusam tee. Kuid ära unusta neid, kes sind siin ootavad. Ära unusta neid, kes ootavad. Ootan sind, kuid sa ei tule. Kas tõesti kell on mõnda vale? Ootan sind ja peagi meenub taas, et enam sa tulla ei saa. On rööme ja muresid aastate reas, kuid tõiseks need on nüüd saanud. Kõik on minevik nüüd su pikal teel, kuid uus on tulevik ees ja see on kindlasti ilusam veel. Ootan sind, kuid sa ei tule. Kas tõesti kell on mõnda vale? Ootan sind ja peagi meenub taas, et enam sa tulla ei saa. Sa tead, et ootan sind, kuid sa ei tule. Kas tõesti kell on mõnda vale? Ootan sind ja peagi meenub taas, et enam sa tulla ei saa. Et enam sa tulla ei saa. Nüüd kuuleme õpetajate esituses traditsioonilist lõpukeele aktuse laulu Koolikell. Palun! Oled vahel päris
soovib 12. klass veel korraks sõna järge. ja nüüd jagaks oma õpetajatele lilli ja siis lõpetamisele kutseid. kõik võivad tulla ja siis võtta lilli õpetajatele. Nii kui 20 sõna on ju. Ma kirjutasin 50 äkki. Ja nüüd on aeg selleks kõige viimaseks koolikellaks, mis teile kõlab, head lõpetajad. Palume siia esimese A-klassi õpilase Otto. Kallid abiturendid, soovime teile edukat kooli lõpetamist. 12. klassi õpilased liiguvad koolimaja juurde istutama oma lennumälestuseks puud. Saadame muusikasaatel 12. ja 1. klassi õpilased välja. Sellega on aktus lõppenud.